põhimaja on täitsa väikene. Aga ühesõnaga mul läheb nüüd täna lend siit Ponta Delgadosse edasi São Migueli saarele siis. Sama lennuk tegi Hortas vahemaandumise, kõik reisijad pidid sinna lennujaama minema. Uuesti vaadati üle piletid, passid ja nüüd siis Ponta Delgado poole jätkub lend. Maandusin just Ponta Delgados. Kas võib öelda, et tagasi tsivilisatsiooni, et see on nüüd suur lennujaam. Lennuk iseenesest oli päris väike, 8 lidaistmeid ainult. Ja ta tõi niimoodi korvalt kohale, et siis tegi seal Hortas vahemaandumise. Ja siis sõitis edasi siia. Ja minu teada ta paneb veel edasi Lissaboni, siukene 8 lidaistmeid ja 4 istet kõrvuti. Siuke väike propellerlennuk. Selline lennukogemus või mulje. Minu ruum Borges Pimental apartment siis igavesti pirakas korter, jääb mulje, et peremees ise siin elab ja siis üürib ühte komplekti tubasid välja ja siis sul on oma tuba, aga siis kööki võid kasutada kõigi oma. Ponta Delgado on Azooride pealinn. Linn kokku siin linnas, selles tuumikeskuses peaks elama umbes 45 000 elanikku. Ponta Delgado on ka São Migueli saare siis kohalik omavalitsus ja kohalikus omavalitsuses on mingi 67 000 elanikku. Aga mina praegult astun siis sinna sadamala poole, seal peaks asuma põhiline tänav, kus on bussid. Tulin küll Ponta Delgado linna, aga esimene asi tahan kohe kuskile mujale sõita. Et muidu paistab siukene üsna tavaline linn, et siin on olemas Azooride ülikooli peakontor näiteks majutuskoht, kus mina olen. Ja loomulikult on siin kõik muud tsivilisatsiooni mugavused nagu suured kaubanduskeskused ja värgid. Ponta Delgado värav paistab nagu keskne väljak olema. Selle bussiga sõitsin siis Sete Ciudadi, mis on nii Ponta Delgados asuv kihelkond, kui ka on suur vulkaanikompleks või kraater või asi. Ja see suur vulkaanikompleks, mis sealt paistab, et see on siis São Migueli saare põhiline vaatamisväärsus. São Migueli saar on nüüd piisavalt suur, et igale poole siin jalgsi ei jõua. Pindalalt peaks ta olema kuskil 145 ruutkilomeetrit, mõned allikad ütlevad mitte 145, 745 kuni 760 ruutkilomeetrit, mõned allikad ütlevad natukene ühtemoodi, mõned allikad natuke teistmoodi. Aga põhimõtteliselt sama suur saar nagu Madeira, isegi tibakene suurem, elanik on küll vähem. Et kui tahad kuskile jõuda, et siis kas rendi auto või bussidega on niimoodi, et busse on, ajagraafikud on up to date ehk ajakohased. Ainuke asi on, et ega neid väga tihedalt ei sõida, et põhimõtteliselt mul oli üks valik täna hommikul kell 8:25 hakkas sõitma Ponta Delgadost ja nüüd siis umbes tund aega hiljem on siia kohale jõudnud. No siin on näha seda ka asulas Sete Ciudades jääb nüüd selja taha ja lähen siia vulkaanikompleksi juurde. Nagu ma aru saan, ma otsapidi olen tegelikult kraatri sees, et buss tõigi mind seal kraatri sisse ja see tohutu vulkaanikompleksi kraater peaks olema 5 kilomeetrit läbimõõtu ühtepidi, 16 pidi ja siin on 4 järve, 2 suurt järve. Seal on üks põhisild, vaatekoht, kus peaks olema näha ka mõlemad järved. Kõigepealt on üks järv ja seal teise pool on teine suurem veel ka. No, siin on seda vulkaanikremplit kaardi pealt näha, et ma praegult olen siis selle silla peal. Siin pool on Lago Azul, mis portugali keeles tõlgituna tähendab sinist järve
sinise veega olevat ja siin teisel pool siis Lago Verde, mida ma ennist nägin ka, mis portugali keeles tõlgituna tähendab rohelist järve. Ja siis paar järve on veel, Lago de Santiago ja Lago Rosa. Ja minul on siis plaan jalutada praegult siit ümber nende teiste järvede ka, need ka ära vaadata ja siis siia vaate kohta ülesse. Miks üks järv on sinine ja teine järv on roheline? No ma pean ütlema, et mina ise vaadates praegult värvist aru ei saa, aga võib-olla kui on päiksel selline ilm, et siis tuleb välja. Aga siin on üks siuke ilus legend, et oli üks armastaja paar, üks printsess ja üks karjapoiss ja siis nad pidid lahku minema ja selle koha peal nad läksid lahku ja siis nende pisaratest vastavalt silmavärvile, et siis ühel olid sinised silmad ja tema pisaratest oli sinine järv ja teisel olid rohelised silmad ja tema pisaratest oli roheline järv ja siis sellest said järved oma värvi ja värvide järgi said oma nime. No, super roheline kõik, et São Migueli saare hüüdnimi ongi roheline saar tänu sellele külluslikule rohelisele. Et erinevalt teistest saartest seal keskses grupis ja eriti lääne grupis São Miguel on viljaka pinnasega ja siis üks varasemaid Asoorisaari, mis ära asustati 1427 või kusagil sealkandis, jällegist ajalooallikad ei ole täpsed, aga kusagil sealkandis juba hakkas püsiasustus tekkima. Piknik Volta do Salto, niimoodi ütleb Google Maps selle ilusa teeäärse ala kohta siin. Täna veits vesine, vihmane, aga muidu siin mõnus grilliväela ja märki. Mirador do Lago Santiago näeb siis siit ära selle kolmanda järve. Suhteliselt udused vaated. Kiivemassiiv tugevalt peal. Teisel pool teed vaated siis Lago Azulile, sellele sinisele järvele, siis see Cetesidaad asulale, siis see sild, kus ma ennist üle tulin ja siis Lago Verde ehk siis see niinimetatud roheline järv. Mirador do Quebrada das Ferreiras. See nüüd annab siis parema vaate veel neile kahele järvele ja siis asulale. No idees annab parema vaate. Täna on üsna udustamatunud kõik. Vähe küll näeb läbi udu, aga ümberringi on päris mägine. Et kõrgeimad tipud siin peaks olema üle 800 meetri. Ja üldse kogu see vulkaaniline krempel siin hakkas formuleeruma vee all 210 000 aastat tagasi, aga see maapealne osa, mis me näeme, et see on kusagil, arvatakse 36 000 aastat vana ja noorem, et 3 faasis ta tekkis 36 kuni 15 000 aastat tagasi. Ja viimast korda see vulkaan plahvatas umbes 500 pulskas umbes 500 aastat tagasi. Nii et natuke vaieldav, et kas ta on nüüd kustunud vulkaan või ta on siiski aktiivne. Aga vaata, siin on nüüd üks huvitav vaatamisväärsus. See on Monte Palace, maha jäetud 5 tärni hotell, olla avatud 1989 aastat ja töötanud ainult 19 kuud ja siis maha jäetud. Ja nüüd siis São Migueli saarel siukene asi. Silt ütleb Mirador Vista do Rei
ma ei tea, mingit vaatamist siin väga ei ole. Kirjad hotelli peal ütlevad, et attention, et ettevaatust, et mitmed ohud. Nüüd sinna sisse väga soovitav olema minna ei ole. Praegu paistab, et siin ainult linnud, mingid tuvilaadsed elutsevad. Ei noh, turistid on optimistid. Et näha on, et udune ja väga vaateid ei ole, aga ikka tulevad kohale. Et tuleb siis pildi pealt vaadata, mida siin põhimõtteliselt näha on. Et Cidadesi järvesid. Reaalsuses on täna pilt selline. Hotell otsa pealt ka. Et ilmselt mõeldi kunagi, et tehakse heasse kohta, ilusasse põhiliselt turisti atraktsiooni kohta siia vulkaanikraatri juurde. Aga ju siis häbi ei läinud käima. Aga mõlemad see Vista de Rei vaatekoht ja siis see maha jäetud hotell, nad asuvad siis siin ja ma olen ka siis hetkel siin. Siin on saare kaart ka näha, et kus otsas kogu see Cidadese kompleks asub. Et on siin saade siis, mis ta on siis loode ots või? Kas siit, mis on nüüd kinni müüritud, võis olla kunagi selle 5 tärni hotelli sissepääs. Montepalas. Keegi naljahammas on sinna kriidi või kähpitiga kirjutanud, et free, et tasuta. Nüüd saate Montepalassit tasuta külastada. Nüüd ma olen suuna Punta Delgada poole tagasi võtnud. Sain suurelt teelt siin ühele väiksemale Caminole pöörata. Ja vihma muudkui sajab ja sajab ja sajab. No nüüd sattusin Sunto kella järgi rada pannes küll kuskile imelikule karjamaale, aga siin paistab miski tipp olema, väike tipumärk. Let's face a fact. Ma läksin natukene kaduma sinna kellegi karjamaadele, jõudsin mingile sopasele teele välja, siis jõudsin kellegi mingisugune tahaaeda, kus oli koer ketis ja nüüd olen mingisuguse imeliku vana silla juures ja tee veel väljas, mitte küll päris sellel õigel rajal, millelt ma minna plaanisin, aga vähemasti tee peal. Olen taas linna tagasi jõudnud Punta Delgadesse, et ühe väikese seiklusega küll. Seal väikesest seiklusest edasi tegelikult juba läksid asfalteeritud teed ja päris arusaadav. Et sisenesin siia linna äärelinnade kaudu. Peab ütlema, et need äärelinnad ei olnud väga jõukad, ütleme niimoodi. Ja see linnaosa, kus ma elan, siit 3 kilomeetrit edasi, et see tegelikult paistab üks jõukamaid, et kui vaadata siin, siis siin on juba ka suht okei. Aga seal need äärelinnad ja need olid päris tagasihoidlikud. Ja siin nüüd pole viga, et roosad majad ja palmid.